Jumal on sinu kõnetaja täna, homme, ülehomme ja täpselt nii kaua, kui sa hoiad temast kinni. Hoia temast kinni. Hoiame koos temast kinni. Me kõik, mina, Tanel, Keila kogudus samamoodi, Eestimaa kogudused, sest sellest hakkab kõik pihta. Siin on täna väga palju kõlanud seda, et käime üksmeeles. Kogudus, kes käib üksmeeles, on kogudus, mida on väga raske haavata. Mul on hea meel, et Tanel on täna minuga kaasas. Me oleme nagu üks lahingpaar, kes käime koos teenimas. Kui vaja, lähme aitame mõne koguduse õe, siis kodust välja tõmbame ukse eest ära ja minu esimene kogemus oli see, et läksime Taneliga ühte koguduse õde siis päästma, kes oli pikali kukkunud ja oli seal juba mõned siis, see oli vist päev otsa olnud juba. Ja siis mina vaatasin ja olukord oli siis selline, et meie välisuksest ei saanud ja siis tagumine uks oli vaja siis tõmmata jõuga eest ära. Ja ma vaatasin, et selline roll on siis ka selles teenimises, et Jumal on kutsunud meid erinevatesse kohtadesse, erinevaid uksi avama. Ja siia juurde ma tahaks rääkida selle viimase kogemuse, kui ma siin võisin jutlustada. Tea seda, et alati on üpris ohtlik astuda välja Jumala vaimus. Ja see on öeldud sellise ühelt poolt huumoriga, teiselt poolt sa pead olema valmis selleks. Sest viimane kord, kui ma siin kantslis jutlustasin, ja see oli ka, ma ütleks, et minu esimene jutlus üleüldse, siis 2 tundi hiljem helistas mulle Gunnar Mägi, kes oli Keila baptisti koguduse pastor sellel ajal. Ja ütles, et Hans, me peaksime rääkima. Et tule meile kogudusse, et meil on üks väike pakkumine ka sulle. Ja see pakkumine kestab tänaseni. Ja me oleme täna oma perega siis Keilas. Ehk siis iga kord, kui sa välja astud, siis tea seda, et su süda peab olema valmis. Et Jumal tuleks ja kasutaks sind. Et Jumal teeks sinu läbi. Ja ma tahan sind ka julgustada selles osas, et sul ei ole võimalust vastu võidelda, kui sa tahad käia Jumala plaanis. Me oleme kõik täna vaimulikus lahingus. Kui sa täna ei koge oma elus, et sa oled vaimulikus lahingus, nii nagu ka Hanna Kerli ütles, et eesminejad on täna vaimulikus lahingus ja täiesti nõustun, pärast räägin sellest ka natuke rohkem. Aga me oleme kõik täna vaimulikus lahingus. Iga kogudus. Sellepärast, et maailm surub peale ja maailm surub tugevalt peale, aga Jumal ütleb, ära anna alla. Ära anna alla. Ja oled sa siis eesliinil võitleja või teenija või teed sa kuskil tagapool, tagalas või mõnes teises üksuses, vaimulikus üksuses, ma räägin ainult vaimulikust sõjapidamisest täna, siis sul on antud kogu see sõjavarustus. Me teame seda Eefeslastele 6. peatükis, ma ei hakka seda praegu ette lugema, aga see on meile antud ja see on jäetud selleks, et me ei võitleks inimestega. See ütleb väga selgelt, et meil ei tule võidelda inimestega, vaid vägede ja meelevaldadega, taevalastude jõududega. Aga tead, kui sa võitlusesse lähed, siis vahest tuleb nii suur inimlik soov võidelda inimestega. See on nagu inimlikkuses niimoodi sees. See ei tähenda, et sa lähed käsipidi kokku. Aga selle aja jooksul, kui ma olen võinud pastor olla, siis ma olen pidanud kogema internetipõhist laimu ja erinevaid selliseid ühte või teistmoodi siis vaenlase relvi. Aga tänu Jumalale, esiteks on see, et sul on lahingpaariline alati kõrvas. Kui sa ei tunne täna, et sinul on lahingpaariline, ehk siis sinu õde või vend Kristuses, kellega sa saad minna ja seista Jumala ees, siis ma julgustan sind täna. Palveta endale. Palveta, et sa läheksid. Jüngrid läksid kahekesti välja. Nad läkitati kahekesi välja. Sellepärast, et siis nad olid tugevad. Igas olukorras.
Ja meil on antud positsioon Jeesuses Kristuses. Igale ühele meile. Mitte ainult, mitte pastoritele, mitte eestpalvetajatele, vaid igale ühele on antud Kristuses positsioon. Ja ma julgustan sind, ära anna seda positsiooni ära. Sest tead, kui lihtne on anda ära seda positsiooni, kui tuleb mingisuguseid võitlusi või momente ja me hakkame nagu lihalikul meelel neid lahendama. Võib-olla sa tahad käia kohut kellegiga, kuigi ma ei ütle, et alati ei pea ka seda tegema, aga katsu kõik läbi. Filiplastele 2. peatükk. Ja ma loen siit 1-4. Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune vaimuosadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne, siis tehke mu rõõm täielikuks. Tehke täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi. Kogudus, kes käib Jumala vaimus, mõtleb ühtmoodi. Et teil on sama armastus. Kogudus, kes käib Jumala vaimus, omab samat armastust. Samat armastust, mis kannab läbi, millest sa lähed läbi tule, läbi vee ja millega sa hõiskad ja kuulutad Jumala võitu. Ja ta ütleb veel, et te oleksite üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad. Vaata, kui palju ta kordab seda. Erineva nurga alt, aga ta kordab seda mitu korda samast kohast. Ja miks? Sellepärast, et üksmeeles kogudus on kui üks kilp. Tanel nägi ühe pildi, ma jagan selle pildi, Tanel seda ise ei jaganud, aga ta nägi ühe pildi, kuidas kui kogudustes on solvumised, siis see annab koheselt nagu avab ukse teemolikele vägedele. Aga kui kogudus on üksmeeles, siis seda ust ei ole avatud. Ja sellepärast ka palveta, et kui sinul on täna mingisugune äng või paha meel oma õe või venna suhtes, või isegi kui ta pole su õde või vend, võib-olla ta ilmalik inimene maailmast, siis palveta. Sest sa ei pea võitlema ise. Nii ütleb Piibel ka. Ja vaata, siin ütleb edasi, ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. Täna käis alandlikkuse teema väga läbi. See nii kõnetab mind. Kui Jumal kuskile kutsub, siis me peame väga tugevalt alanduma. Ma näen, siin on palju uusi nägusid ka. Ma jagan kiirelt väikse loo. Osad, võib-olla isegi paljud teist teavad, aga mul on täna oli siin ees seisis ka üks blondide kiharatega peaaegu 5-aastane neiu. Ja 2022 aasta me võitlesime tema elu pärast intensiivhaiglas. Ta oli 1,5-aastane. Ja arstid ei osanud midagi konkreetselt öelda. Kogudus palvetas sellel hetkel, me olime Nõmme koguduses, kogudus palvetas ja mitte ainult Nõmme kogudus, vaid Eestimaa kogudus palvetas. Aga mida meie pidime tegema Pillega, mu abikaasaga, oli see, et me pidime alandlikud olema ja alanduma. Ja siis me alandusime Jumala ees. Tänu Jumalale toimus ime. Kui sa küsid, et mis on ime, siis ma räägin sulle pärast ka ühest imest, mis meie koguduse keskel eelmine nädal just sündis. Aga see oli ka ime. Meie tütar tervenes 2,5 nädalaga nii, et oli jalgadel. Täiesti intensiivhaiglast, kus talle juba kahtlustati seal leukeemiaid ja asju, mis me tühistasime ära. Sul on meelevald ja vägi tühistada ära need diagnoosid, mis on pandud. Ja mis me tühistasime ära ja ta tervenes, ta tõusis jalule. Aga mida meie siis Pillega pidime tegema, oli see, et me pidime alanduma Jumala ette, ütlema, et issand, siit me paneme kõik maha. Ja siis selle sama aasta vahetusel me ütlesime Jumalale, et Jumal, siin me oleme, meie pere. Me tahame teenida ainuüksi sind. Saada meid. Ja me olime Nõmme koguduses siis sellel ajal. Ja 6 kuud hiljem Jumal kutsus mind ja mu peret Keila baptisti kogudust teenima. Ilma, et me oleksime selleks pidanud ise midagi tegema, selles mõttes, et ainult usaldama Jumalat ja loomulikult võitlema enese sees nende küsimustega. Minul oli
sellel hetkel juba teada, et Jumal on mind kutsunud. Ta oli 3 korda profeteerinud väga tugevalt ja selgelt läbi vendade. Üheks nendeks oli Peeter Norberg, et mul on pastorlik kutse, aga mu abikaasaga pidi ta rohkem tööd tegema. Ja ma ütlesin väga selgelt nii Gunnarile, kes mind kutsus, kui ka Jumalale, et Jumal, kui sina Pillet ei kõneta ja ei ütle, et see on sinu plaan, siis me ei lähe. Ma olen mitmetel muudel teisteltki pastoritelt seda kuulnud, et oluline on see, et ma alati, kui sa oled abielus täna, siis alati, et me arvestaksime oma nõdrama astjaga, oma abikaasaga. Sest et lihtsalt üle sõita, sellel ei ole pointi. Sellepärast, et Jumal tahab, et mõlema südamed oleks valmis, sest me teenime koos seda kogudust. Täna ma teenin koos Pillega seda kogudust ja koos oma perega. Meie lapsed on kogudusele rõõmuks ja saame olla ka eeskujuks. Ja siis ta ütleb 4. Nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Kas pole mitte keeruline? Võib-olla sa täna siin pingis mõtled, et lihtne sõna, et pean siis teise kasu ülemaks kui oma enda kasu. Aga kui sulle tuleb see situatsioon kätte, siis sa saad aru, et küll on raske. Ikka tahaks, et ise lõikan ja siis pärast keegi teine lõikab. Aga ma räägin sellest pärast ka natukene põhjalikumalt. Ma tahan sulle lihtsalt öelda, hea õde vend, et iga kord, kui sa tuled teenistusele, pane oma süda valmis. Iga kord. Juba kodus valmista ennast ette vaimulikult. See on nii tore, et te siin 10:30 alustate juba, ma usun, et siit on šnitti võtta ka Keilale, et tõesti selle palvega ja selle hooga minna. Aga see on tõesti, kui Jumal kõnetab, siis tuleb ka võtta ka meil kasutusse, aga las Jumal teeb omal viisil. Eelmine pühapäev Veiko andis edasi sõna ja ma mälusin selle läbi ja seal oli väga üks konkreetne mõte, mis jäi mulle sisse ja ta ütles, et meil on nii palju elus nagu sellist virvarri ja igasugused töö ja kool ja lapsed ja pere ja kõik see. Ja ma tahan sind täna julgustada, et Jumalaga koos käimiseks me ei saa leida aega. Meil tuleb võtta aeg. Me ei leia seda aega. Sellepärast, et kõike muud tuleb vahele. Aga kui me võtame selle aja, sa paned endale selle konkreetselt päevaplaani, et sa oled Jumalaga. Et sa loed piiblit, sa palvetad, siis see hakkab sinu sees eriliselt kasvatama. Ja mida ta kasvatab? Ja mida ma tahan täna öelda väga selgelt on see, et meil on vaja kuulda Jumala häält. Tänastes aegades meil on kriitiliselt oluline eristada Jumala häält kõigest muust. Siin loeti täna Johannese 10. peatükki ja mul on see samamoodi kirjas. Ma ei hakka seda täna rohkem lugema, aga seal räägiti, et lambad kuulevad karjase häält. Ma nägin ühe reelsi internetis, kuidas mitmed inimesed lambatara ääres siis tegid mingit häält ja üritasid lammaste tähelepanu saada. Ja siis tuli karjane. Ja ta tegi väikse sellise hüüu. Ja need lambased pöörasid koheselt pea. Nii on ka meiega. Meil tuleb kuulda ülemkarjase häält. Jeesuse Kristuse, meie Jumala konkreetset kõnetust, mis tuleb meile igale ühele. Sest praegustes aegades, kus me sisenenud oleme ja kuhu me veel läheme edasi, Jumala sõna peab olema meie jalale lambiks. Ja nii on ka ütleme, abielus või sõpruses on see, et kui me kuuleme või kui me veedame oma abikaasaga palju aega või oma sõbraga palju aega, siis me üpris tihti võib-olla mõistame teda sõna-sõnalt kohe. Et näiteks ma olen ülistaja, me abikaasaga koos juhime ülistust ja
ma üldjuhul mõistan väga hästi, kuhu me järgmisena liigume. Me teeme sellist spontaanset ülistust, meil ei ole otseselt paika pandud, kuhu nii-öelda, millal tuleb salm ja millal tuleb ref, aga me mõistame, sest me oleme nii palju koos aega veetnud ja nii palju koos ülistanud. Ja nii on ka sul, kui sa veedad Jumalaga aega, siis sa mõistad ja sa saad aru, mida tema tahab öelda ja kuhu ta tahab sind suunata ja kuhu ta tahab sind juhtida. Huvitav on see, et nii meil kui teil räägiti eelmisel teenistusel usust. Samal ajal rääkisid 2 Veikot usust. Meil oli Veiko Arumäe Järvamaa Kristlikust Keskusest ja siin oli teie Veiko. Enne seda, umbes 4 teenistust varem, hakkas Jumal mind kõnetama ja näitama mulle nagu olukorda, situatsiooni, kui keegi meie koguduses kukub kokku. Kukub kokku, paneb, süda jääb seisma või nii-öelda kukub pikali siin. Eelmisel teenistusel, enne kui meile hakati rääkima usu atmosfäärist, meie seas kukkus üks mees kokku ja ta suri sinna samma maha ära. Ta süda oli seisis, Tanel oli elustamas teda, ta ütles väga selgelt, ta pani käe talle rinnaku peale, süda seisis, pulssi polnud, hingamist polnud. Nüüd, mida oleks võinud kogudus teha, on see, et me läheme paanikasse ja hakkame nii-öelda situatsiooni lahendama ühel viisil. Aga kuna Jumal oli mind kõnetanud juba mitmeid teenistusi varem ja see on see oluline koht, et sa tajud ära Jumala hääle, sa saad aru, siis mis kogudus tegi, oli see, et kõik tõusid ümber selle inimese, nagu palvemüür ja hakkasid palvetama selle inimese pärast. Ja mina sain enda sisse selle sama laulu, Sinuga koos ma võite näen. Ja ma läksin sinna peale ja tänu Jumal, ma räägin teile situatsioonidest, millest ma olen ise läbi läinud. Ma ei taha rääkida teile asjadest, mida ma ei ole võib-olla läbi elanud või millest ma ei ole läbi käinud. Seepärast ärge vaadake minu peale, vaid vaadake selle peale, mida Jumal on teinud täna minu seas, minu pere seas, meie koguduse seas. Ja me hakkasime laulma seda, Sinuga koos ma võite näen. Ja elustamine käis ja kiirabi oli ka kutsutud juba. Kiirabi jõudis ülikiiresti, seal 2-3 minutiga. Ja nad tulevad sisse ja kogudus laulab ühes meeles kõik. Sinuga koos ma võite näen. Ja üks mees lebab seal keset põrandat. Ja ühel naisel oli muiene all, siis, kes oli kiirabist. Aga mitte see ei ole point. Et see mees tõusis ülesse. See mees tõusis seal ülesse. Ta viidi küll ära kontrolli. Aga tema süda hakkas tööle. Tanel ütles, et ta naeratas juba. Ta vaatas, et see muutus toimus. Ja teate, meie koguduses on päris paljud inimesed nagu igatsenud, et tunnustähed või imeteod saaksid sündima. Meie keskel tõusis surnu üles, tänu Jumalale selle eest. Jumal, amen. Jumal nii kõnetas mind esmaspäeval ja Tanel tuli ja ütles, et kuule, et sa saad aru, et Jumal on nagu väga tugevalt kõnetanud, et meie seas tõusis surnu üles, mida me veel otsime. Ja tänu Jumalale selle eest, et need asjad hakkavad sündima. Need asjad hakkavad sündima, võtame selle vastu. Halleluuja. Ja mitte sellepärast, et me otsime tunnustähti ja imetegusid, vaid kui me käime Jumala vaimus, siis tunnustähed ja imeteod saadavad meid. Amen. Ärme pane rõhu ainult tunnustähtedele ja imetegudele, vaid sellele, et Jumala vaim liiguks meie seas. Tänu Jumalale. Lisaks sellele on oluline kuulda, et me kuuleme ülemkarjase häält, on oluline kuulda ka karjase häält. Olles ise karjane, olen tajunud väga selgelt, kuidas Jumal on andnud ühe kanali, mida ülejäänud kogudus ei oma. Ja sellepärast tahan sind, hea õde vend, julgustada täna, et kuulake, mida teie karjasel on öelda. Olge julgustatud selle läbi. Olge kinnitatud ja kui see on ka võib-olla sulle noomiv olnud või kuidagi terav või krõbe, siis katsu see läbi. Mitte ära lükka tagasi. Sest et mõnikord sa võib-olla kuuled ise ühte häält, aga pastoril võib olla täiesti teine kanal Jumala käest. Aga loomulikult, pastor on ka inimene ja tuleb katsuda läbi.
konkreetne sõna, mis ma siia võib-olla selle sünnipäeva jaoks sain. Ja jah, mul jäi ennem ütlemata palju õnne, kallis Keila. Või see Nõmme kogudus. Keila, jah, ma olen ikka väga oma seal. Nõmme kogudus, ma mõtlesin, et appi äkki ma ütlen Keila, aga näe, ma ütlesingi. Aga palju õnne, Nõmme kogudus, ja see on rõõm ja Jumala õnnistused saadavad teid. Aga üks oluline nüanss on, et palvetage oma pastori pärast. Palvetage töötegijate pärast, aga palvetage pastori pärast. Sest kui te seda teete, siis ka teie lõikate seda vilja. Mitte sellepärast, et te tahaksite lõigata seda vilja. Aga pastori roll on suunata kogudust. Karjase roll on suunata oma kari õigele teele. Nüüd, mis on koguduse roll? Selle kõige juures on see, et meie jah peab olema jah ja meie ei peab olema ei. Mattiuse 5:37 ütleb täpselt nii. Ma kinnitan seda selle sõnaga. Iga teie jah olgu jah ja iga ei olgu ei. Aga mis on üle selle? See on kurjast. Me oleme aegades, kus Jumal ootab väga selgelt meie konkreetset sõna. Kas me ütleme jah talle või me ütleme ei. Ma jagan sulle ühe loo oma elust. Ma töötasin 5 aastat ühes pehmemööbli firmas. Ja me väljendasime üpris tihti oma selle ettevõttega, et me oleme kristlased ja me käime nagu Jumala juhtimises ja meie turundus, ma olin ise turundaja ja müügijuht ja meie turundus oli üpris seda nägu. Nii palju kui sai, nii palju kui oli võimalik. Ja ma tahan öelda sulle, et sa oled täpselt seda nägu, mida sa nii-öelda välja või esile tood. Aga mis oli huvitav, oli see, et ettevõtte siis juhi sõbrad, osad ütlesid või tuttavad või ütlesid, et miks te seda teete, miks te seda Kristust või kristlust kogu aeg toonitate seal oma sellises sõnumis. Näiteks, kui oli, lihtsalt toon väikse näite, kui oli vabariigi aastapäev, siis me panime selgelt, et hoia Jumala Eestit ja panime selle enda siis sotsiaalmeedia kanalitele. Ja nii edasi ja nii edasi. Aga see ei olegi kõige olulisem, mis me seal panime. Oluline see, et me tunnistasime Jeesust Kristust. Ja see on hästi oluline, et me oma eludega tunnistaksime selles ajas, kus me oleme Jeesus Kristust väga selgelt. Sellepärast on, meie jah peab olema jah ja meie ei peab olema ei. Ja ülemus ütles väga selgelt nendele sõpradele ka, et me ei saa teha ennast kellegi teise nägu, kui me oleme sellist nägu. Kui mu turundaja on sellist nägu, siis me ei saa olla nii-öelda teist nägu. Mõnes kohas võib saada kinga selle pärast, kui su ülemus ei ole usklik. Aga mul läks selles osas paremini. Nii et katsume läbi, mis nägu ja tegu me oleme. Hoiame ühte puhast ja siirast igatsust Jumala järgi. Ühte puhast ja siirast armastust oma vendade ja õdede järgi. Vendade ja õdede suhtes. Ärme anna maad kuradile. See on ülioluline ja ärme ole kompromissi tegevaid. Me peame olema kompromissitud ja seisma tõe eest. Meie maa ja kogudused peavad seisma täna tõe eest. Ja ma jagan ühe sõna, mida Jumal näitas mulle või rääkis mulle mu kodus. Ma vaatasin internetis seal ringi ja järsku hakkas siis tuli selle ette üks olukord, kus USA kogudused juba panevad neid siis vikerkaare lippe välja ja koguduste liikmed juba niimoodi vaikselt plätserdavad oma koduseinu nende vikerkaare värvidega ja hakkavad nagu kuidagi solidaarsust näitama. Ja ma küsisin Jumalalt, et Jumal, mis toimub? Mida me saame teha? Et selline agenda ei saaks maad. Ma räägin täna siit kantslist, ma tean, siin on ülekanne, aga ma olen valmis seisma tõe eest. Ja Jumal ütles mulle väga selgelt, et te võtate selle sama agenda ja te teete veel väelisemalt.
minu kaudu. Ehk siis, mis see tähendab? See tähendab seda, et see on nii tugevalt juba söömas ühiskonda sisse ja kristlust on söödamas välja üha rohkem ja rohkem. Aga nüüd, kui kristlased ärkavad ja astuvad välja usus, siis nii on ainult võimalik vastu saada selle homopropagandale. Sellepärast Nõmme kogudus ja Keile kogudus ja Eestimaa kogudus, me peame seisma vastu. Ja me peame ärkama. Ja tänu Jumalale, kogudused ärkavad järjest ja järjest. Me ärkame. Jumal on kutsunud meid sõnakuulelikkusele. Ja see sõnakuulelikkus, see tähendab seda, et kui tema meile miskit kõnetab, meile midagi ütleb, siis me võiksime talle öelda jah. Samas ma ütlen alati, et ei on ka vastus. Vahepealne, see on siuke, tekitab küsimusi. Jagan ühe kogemuse enda elust. Ma töötasin siis seal selles ettevõttes 5 aastat ja selle 5 aasta jooksul ma panin siis sinna sellesse nii oma tervise hinna kui oma pere hinna ja nii-öelda tegin seda tööd sellise innuga, et sellest ettevõttest sai päris tugev ettevõte just selles osas, mida mina juhtisin ja mitte sellepärast, et ma oleks ise kuidagi tugev, vaid Jumal väga imelised õnnistused olid selle olukorra taga, mis siis pälvis selle, et ettevõtte juht pakkus mulle ühel hetkel optsiooni ehk siis osalust selles ettevõttes ja see oli umbes 1,5 aastat tagasi või 2 võib-olla isegi, kui see jutt hakkas pihta, et Hans, et ma tahan sulle anda 1% sellest ettevõttest ja mul oli kohe, jess, lõpuks on mu töövilju nähtud. Sest et ma olin pannud oma abikaasa ütles, ma räägin kogu aeg diivanitest, aga see nii ta on, et see on sellise töö võlu ja valu, aga seda optsioonilepingut ei tulnud ja ei tulnud. Ja vahepeal ma jõudsin käia Gordon Van Veleni juures eestpalvel. Mees, kes tänaseks on Jumala juures, aga ta ütles mulle sellise prohvetliku sõna, et iga kord, kui tuleb hea pakkumine Jumalalt, tuleb ka vastupakkumine. Ja vastupakkumine on see on siis kuradi käest. Ja sel hetkel see sõna hakkas minu sees tööd tegema. Ma enne seda sõna ma olin valmis üpris kindlalt seda optsiooni pakkumist vastu võtma. Teadmata, mis numbrid seal on ja mis ja kuidas ja mida, aga lihtsalt, et oleks nagu osalus selles ettevõttes. Siis pea 2 aastat ei tulnud seda optsiooni pakkumist, sest et minu sees käis üks protsess. Protsess, et ma oskaksin öelda ei sellele. Vahepeal pidasin heade nõuandjatega, vendadega Kristuses. Ja siis selle kuu jaanuaris tuli see optsiooni pakkumine ja Jumal oli selleks hetkeks mu südame valmistanud selleks, et tulla ära sealt töölt ja asuda täisajaga pastoriks. Vahest me ootame mingeid asju väga-väga kiirelt. Et tuleks kiired lahendused, Jumal, sa oled mind kõnetanud, Jumal hakkas mind 3 aastat enne seda kõnetama, kui üldse mingisuguseid pastori jutte nii-öelda hakkas välja kujunema. Ma ise mõtlesin, ma lähen Järva-Jaani, see sama koht, kus põles kogudus, kuigi tegelikult see oli Püha Vaim. Minu kodukoht oli seal, tänaseks on väga tume maa ja ma loodan, et see saab samamoodi põlema seal uuesti. Nii et Järva-Jaani vabatahtlikud pritsimehed lähevad kohale ja nad saavad aru, et nad peavad hoopis ise meelt parandama, mitte kustutama. Et me vajame seda tuld iseenda sisse. Aga üks hästi oluline asi on see, et me paneksime ka maamärgid maha oma eludes. Ja et me ei räägiks sellist nagu ümargust juttu, vaid väga selget juttu. Ja
mis oli, ülemusele ei tulnud see selles mõttes üllatuseks, et ma võin öelda talle ei ja tegelikult üldsegi lõpetada selle töökohaga ära. Sellepärast ma olin talle öelnud väga selgelt, kui Jumal kutsub mind edasi, siis ma lähen edasi ja siis ei ole enam mingisugust ümberrääkimist. Ta oleks võinud mind päeva pealt selle jutu peale juba lahti lasta, aga ta sai aru, et selle taga on issanda sõna. Ja meie otsustel on kaal. Peale seda, kui nüüd siis juunikuus ma läksin täisajaga teenistusse, see tähendab seda, ma olin juba 2 aastat teeninud Keila kogudust, aga siis oma töö kõrvalt selle perioodil ma olin läbi põlenud ühe korra, 4 kuud ma olin jõudnud pastor olla, Jumal, ja siis jõudsin sellesse faasi, et põlesin läbi väga ereda leegiga, aga Jumal tõi mind sealt tagasi. Ja see sama tulekuumus ka, millest täna räägiti, siis sõbrad, me ei saa võõrastada tulekuumust eneste sees. Sellepärast, et see valmistabki meid ette. See valmistab meid ette. Kui sa täna ei taha saada tulekuumust või kuidagi tunned, et see tulekuumus ei ole mulle, siis ma julgustan sind, mine Jumalast sügavamale, sest et Jumal viib meid läbi tule. Ta viib meid läbi tule, sellepärast, et muud viisil nendest aegadest ei ole võimalik läbi minna, kui vaid läbi tule. Otsustame uskuda ja usaldada Jumalat. Ja mis mind väga kõnetas, on seesama mõte, millega ma tahan ka lõpetada, et meil tuleb olla alandlikud. Ennekõike alandlikud selles, et Jumal saaks muuta meid, mitte meie enda kasu jaoks, vaid selleks, et ta saaks meid kasutada kellegi jaoks. Kellegi jaoks. Sest me teame seda, et Piibel ütleb, armastus ei ole kade. Ja teine koht ütleb, armastus ei tee ligimesele kurja. Ma tahan sulle täna jätta lihtsalt selle peamise mõtte. Ole see, kes teenib, mitte seda, keda peaks teenima. Ehk siis ära ole see küüned enda poole, vaid anna alati välja. Ma ei räägi finantsidest, ma räägin kogu elust. Otsusta, et kui sa järgid Jeesust, siis kuidas Jeesus käis? Ta andis alati välja. Ta ei öelnud, et mina mulle. Ei, ta ütles sina ja sulle. Ja seda me vajame. Et meie sees oleks see meelsus, sest muidu asjad ei hakka muutuma. Sellepärast, et kui me teeme kõik iseenda jaoks, siis ei hakka kogudus välja liikuma. Jumal kõnetas mind sellel kevadel siin samas. Ma ütlesin küll, et 2 aastat tagasi ma jutlustasin siin ja olen aus, 2 aastat tagasi ma tegelikult käisin viimati siin pühapäevasel teenistusel ka. Aga aeg läheb ruttu. Aga ma olen iga teisipäeva hommik siin peaaegu, iga teisipäeva hommik, meeste hommikul. Ja see on koht, kus Jumal kõnetab mind. See on koht, kus mina laen oma akusid või täitun Jumala vaimuga koos vendadega. Ja Jumal kõnetas mind väga selgelt siin ühel meeste hommikul, et kogudus peab minema ruumidest välja. Ehk siis kogudus peab, me ootame, et inimesed tuleksid, aga kui me ise välja ei sirutu, siis me võimegi jääda ootama. Ja Jumal ütles, et tehke selline teenistus nagu rahurahutuse keskel. Ja kuna meil on Keilas on väga hea positsioon asukoht, siis me oleme täpselt niimoodi, et meil on suur parkla ja meil on rongijaam on umbes 200 meetrit ja muu siis infrastruktuur ka. Ja Jumal ütles, et tehke rahurahutuse keskel teenistused ja sellel hetkel ei olnud nagu nii rahutud ajad, kui me täna oleme. Aga me võtsime sellest kinni ja me hakkasime seda tegema. Ja me saime väga selgelt ka selle teadmise. Ja ma usun, et see on igale kogudusele, et meie teeme oma osa, Jumal teeb ülejäänu. Ja nii on. Sina teed oma osa, hea sõber. Sa ei pea tegema üle oma selles mõttes võimete, et hakka lihtsalt liikuma. Hakka liikuma ja Jumal hakkab tegema. Meie teeme oma osa. Jumal teeb ülejäänu. Ja tänu Jumalale, meil on 5 teenistust ära olnud, nüüd tuleb
vahepeal talv vahele, aga Jumal oli nii armuline. Meil tuli ühe ettevõtte juht ja ütles, et siin on tasuta rekkahaagis teile, et te saaksite teha neid teenistusi, mis maksab seal ühe kuu rent umbes 100 või ühe korra rent umbes 100-200 eurot. Aga ta tuli meie teenistusele ja ütles, et mul on see ja ma annan teile selle. Ja nii edasi ja edasi. Jumal on õnnistanud ja õnnistanud. Ja me oleme tänulikud selle eest. Ja ma tahan sulle öelda, et kui sa liigud Jumala vaimus, siis sa näed Jumala õnnistusi. Mitte sellepärast, et sa saaksid need alati enda jaoks ära kasutada, vaid sellepärast, et sa saaksid välja külvata, et sinu karikas oleks täis ja see ajaks üle. Olgu sinu karikas täna täis ja ajagu see üle Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Isa, me täname sind sinu armu eest. Me täname Jumal selle eest, issand, et sinu sõna on issand terav ja issand, ma tänan, et see kõnetab, halleluuja, Jeesuse nimel. Ja Jumal, ma palun lihtsalt tõesti, issand, anna meile alandlikku meelt, issand, halleluuja. Anna, et me oleksime, issand, need, kes annavad välja, mitte kes ei taha saada, issand, Jeesuse nimel. Ja Jumal, ma palun lihtsalt, tule, issand, tule ja kõneta igat ühte isiklikult täna, Jeesuse Kristuse nimel, halleluuja. Issand, ma tänan, Jumal, et sina teed uut, issand, sa teed uut, issand, iga päev, issand, halleluuja. Ja me võime näha seda, me tahame näha, issand, ma palun, et me käiksime avatud silmadega, issand, halleluuja. Meie vaimu silmad oleksid avatud, meie vaimu kõrvad oleksid avatud, issand, Jeesuse nimel. Ja meie süda oleks avatud, et sina saaksid olla meie isiklik kõnetaja, issand, Jeesuse nimel. Jumal, ma tänan sind iga ühe eest, kes täna on siin, issand, ja kes võib-olla on küsimus ees, et issand, mida ma pean edasi tegema? Kuhu ma pean liikuma? Ma tahaks sulle öelda jah, aga ma ei julge öelda jah. Issand, ma palun Jeesuse nimel, issand, et sina oleksid isiklik kõnetaja nüüd, issand, sellele inimesele või nendele inimestele, Jumal. Ja ma tänan, Jumal, et see selline inimlik kartus, see on loomulik, aga Jumal, sinu riik ja sinu vägi, issand, see on nii võimas, et issand, me tahame öelda jah. Halleluuja, au ja ülistus sulle, isa, õnnista Nõmme baptisti kogudust, ma palun Jeesuse nimel, issand, et sinu tuli, issand, oleks siin, issand, võimsalt liikumas, isa, Jeesuse nimel, et püha vaim liiguks iga päev siin, issand, halleluuja, iga ühe seas, issand, halleluuja, et igaüks võiks tunda, et ta on kodus, halleluuja, Jeesuse Kristuse nimel. Jumal, ma tänan, et issand, sa puudutad igat ühte isiklikult, issand, ja ma tänan, et sa tood siit palju vilju esile, issand, halleluuja. Ma palun, Jumal, et need seemned, mis on pandud, issand, ja külvatud, Jumal, et need kannaksid head vilja 100, 200, 300 ja 1000 miljoni kordselt, issand, Jeesuse nimel. Nii palju, kui sina, issand, tahad. Jeesuse Kristuse nimel. Õnnista väga, issand, Nõmme kogudust oma väes ja vaimus. Aamen.